vaat siin on Mati. Mati on autor ja see raamat on siis saadaval, aga raamatupoed seda ei müü. Ma viisin need müüki aastal 2020 novembris. Aga väga vähe osteti ja poed ei tahtnud enam hoida raamatupood oma käes, andis mulle tagasi. Ja nüüd on mul kodus, Tartus Koduinstituudis on veel mõnes kastis neid ja oma õpilastele ma müün soodushinnaga. Muidu minu kirjutised internetis on tasuta kõik failid, aga kuna raamatu trükikoda ju võttis raha, ma pidin maksma, eks ju, värvi trükis raamat, kaaned on värvis, sees on mustvalge. Ma pidin ju maksma trüki eest, nii et sellepärast ma küsin 20 €, see on soodushind. Eesti rahvas vaesusest välja ja siin on siis minu kogemus pool aastat, kui ma aktsiaturgudel õppisin, sain teada, kuidas see on võimalik ja näete, siin on Buratino maailm hakkab peale asi, eks ju, et Buratino ju pani ka, näete, joonis on isegi, Buratino pani mündi mulda, et siis sõbrad soovitasid siin puu taga piluvad, et siis kasvab puu sellest, paneb mündi mulda ja rahapuu kasvab. Ja pani raha mulda. Nii et see põhimõtteliselt see aktsiaturg on ka ju nagu raha, paned mulda, kasvatad raha, eks ole, kasvatad raha. Ja siin on siis vaata mõnda joonist siit raamatust. No siin on näha nüüd aktsiakõver, niisugune skeem, minu metoodika, mida mina olen kasutanud, et aktsiakõver ja ostupiirkond ja müügipiirkond on näidatud ära siin raamatus siis joonisel. No ja siin on siis see, et aktsia kui loom, eks ju, aktsiaturg kui loomaaed, näete. Üks on siin päris kopsakas, rõõmsalt püsti silm lahti, aga teine kõrval on täitsa kokku, et iseloomustab erinevaid aktsiatüüpe või ka ühe aktsia erinevaid olekuid, et kas ta on ärkvel püsti või on pikali sügavas unes. Ja siin on veel palju muid asju, siin on kunstnik on teinud pildid, väga kenasti minu soovide tellimuste järgi on pildid ja siin on näete, kuidas siis aktsia ühe päeva jooksul sai teenida 3 korda. No võib-olla mina kõiki neid kordi ei kasutanud, aga pildi järgi näed, sai, võib-olla korra siis mina ka siin teenisin. No jah, ja siin on hulk jooniseid, hulk näiteid, kuidas siis teenida aktsiaturgudel, kui siis, eks ole, osta, Ameerika dollarites ostad, eks ju, aktsiaturul, Ameerika aktsiad Ameerika dollarites ja Supernova müük, noh, siin näitab finantsgeenius nüüd tõi ühe näite, et õhtul ostsin nad $1400, ühe aktsia, laenasin sõpradelt raha, näed, täna müüsin õhku pildi allkiri, laenasin sõpradelt ja sain $1400, ostsin ühe aktsia, näete, Tesla. Ja siis, millal ma ostsin, näete, ostukoht on vist siin kuskil, jah, millal ma ostsin ja siis päev 2 läks mööda ja Tesla hüppas $1766 ja ma müüsin kohe ära ja ma teenisin, noh, $300 siis ühe tehinguga, eks, ühe ostumüügiga. Ja minu jaoks oli siis Supernova müük, sest pilti näete, see on üks Supernova ja siis poole kuu pensioni teenisin selle ühe tehinguga. Aga muidugi seda juhtub harva, Supernovat on harva, aga keegi ei keela sõbrad teilgi ju turule tulla, Ameerika turul, tänapäeval ju dollareid, valuutat võid omada, vangi ei panna ja võib-olla isegi pankmaakler on rõõmus, et sa tema abil siis lähed turule, sest maakler võtab ka mõned eurod või dollarid, iga kauplemise puhul ta võtab sinu käest ka raha natuke, aga siis sa pead teadma, teadmispõhine, sa pead seda kõike teadma, mis summaga sa ostad, mis raha sul on olemas, nii et sa ennast paljaks ei müü, eks ju, kõik oma toidu ära ei müü turule, et sul elamise raha ka on, see on väga tähtis. Ja siis raha, mis sa oled kogunud või sõprade abil kuskilt oled kogunud juurde elamise võileiva ja elamisraha kõrval, siis võid osta dollareid, eks ju, ja õppida seal siis turul ostes ja müües. Ja näete, kui ilus siin loomaaed on veel. Et lõpetuseks vaatamegi seda loomaaeda. Näete, Buratino siin püüab õngega juba kala, viskas õnge vette ja kass Basilio näed teisel pool
vaatab, et ei tea, et saaks õnge otsast kala ära või midagi nii. Aga äge on ju. Nii, et see oligi lõpetuseks siin raamatus. Aga mina olen endiselt Mati ja ma olen siin täna oma koduinstituudis, rääkisin teile, näitasin aktsiaturgu ja ma ise olin siis selline täna. Et lõunamaiselt ka riides, sest mina olen ju, kuidas seda nüüd öelda inimese keelis, rändlind või rändloom olen, ma ei ole lind. Ma olen rändloom ja talveti ma olen lõunamaal Kanaari saartel tavaliselt. Siis on tervislik, päikeseline, saab ujuda, liikuda, ei ole külm ja seal ei ole küttekulu, siis ei pea kütma. Ruume kütma ei pea. Küll peab maksma siis renti, kus sa elad, eks ju, katuse all, kuigi inimesed elavad ka Koopas. Kui te olete näinud näiteks siin mõni aasta tagasi vist oli Pealtnägijas oli saade Eesti inimene arvutiga, teadlik arvuti ja interneti ja päikesepatareiga inimene läks Kanaari saarele, Tenerifele, nagu mina siin Tenerifele, läks elama Koopasse. Pani oma arvutit ja päikesepatareid sinna ja elas seal mõnda aega. Nii et ka Koopas võib elada. Nii et see lõunamaal elu tegelikult on mitmest küljest, ta on kindlasti tervislikum, ta on ka soojem ja ta on ka odavam tihti tänapäeval. Eesti on väga kalliks läinud, eriti nagu me räägime siin vaesunud pensionärid ja kui on ikkagi elamiseks raha liiga vähe, siis paljud Eesti inimesed on läinud lõunamaale või välismaale kuhugi, kus nad siis teenivad juurde või siis seesama Eesti vähese pensioniga saavad ka elada välismaal. Nii et soovin teile edu, soovin teile, et teil huvi, kui teil on huvi, eks ju, et teil huvi püsiks, et siis mõnda aega seal turgudel, aktsiaturgudel käies kindlasti te õpite ja muidugi hea meel oleks, kui te siis oma õpitud ka teistele jagate, nagu mina ju õppisin ja mina jagasin ja eks ole. Maailm on rahal põhinev, inimühiskond põhineb rahal, aga minu elu ei põhine rahal, nii et raha on ainult selleks, et maksta arveid, ja osta piletit või süüa midagi, kui on vaja osta. Aga enamik minu tegevusi on tasuta mulle. Lähen uksest välja, hommikul ärkan, ei koorma ennast, magan korralikult välja ja lähen välja, teen mis tahan, lähen vasakul, lähen paremale, vaatan, liiklust jälgin, eks ju, et keegi mulle otsa ei sõida, vahel ikka sõidavad, aga olen pääsenud nahaga, eks ju. Et see on kõik tasuta mulle. Ja raha, see on nii, et kui on vaja, siis on vaja, siis tuleb leida ja üks võimalus ongi siis aktsiaturgudel, Ameerika aktsiaturgudel, nagu ma täna siin oma koduinstituudi köögis teile 1,5 tundi olen teinud filmi. Vaadake neid filme, tundke rõõmu ja oleks tore, kui te siis teatate teistele ka seal Facebooki lehtedel, et kuidas teie õpe oli ja aitate kedagi, kes küsib, kellel on küsimusi. Ma arvan, minul ei ole küsimusi enam 5 aastat ja rohkem. Ma olen kogunud seda teavet ja mul on omad metoodikad, mida ma rakendan kaua aega juba ja mul ei ole vaja palju enam teavet juurde. Aga on hea, kui inimesed saavad seda teavet ja saavad rakendada ja siis saavad elada inimese elu. Siis nad ei pea elama, nagu öeldakse, orav rattas, eestlased ütlevad eesti keeles, inglased ütlevad rat race. You are abandoning rat race. Ma tahan rotijooksust eemalduda. I want to abandon rat race. Ta on olla inimesena elada, mitte rotijooksu. Saate aru, mis ma ütlen. Nii et püüdke siis, leidke omale sobiv metoodika ja ka sõpru, kui on vaja seal juures ja kelle käest õppida ja internet võimaldab alati õppida. Peeter Lünch, minu õpetaja ja siis selle koha peal ma lihtsalt ennast rohkem ei näita, aga ma näitan siis selle Peeter Lünchi ära, et te näete, kus siis mina olen innustust saanud Ameerika aktsiaturgudel. Ma pean panema siit internetti, pean panema siit Peeter Lünchi sisse, Google Peeter Lünch on nüüd, Peeter Lünch ongi ja tuligi, tema on minu õpetaja nüüd Ameerika aktsiaturgudel ja
ja siis temal on siin need raamatud, mis on tasuta, nagu ka minu poolt pakutav teave on tasuta, et kõik võite lugeda ja olge tublid siis. Tšau!